Võib-olla robotiseerimine on juba vana teema, aga samas võib-olla mitte. No ta areneb kogu aeg. Et üks asi, et ta tõstis mingit võib-olla detaili kuskile, see on juba meie jaoks tavapärane, et see ei ole mingi uus asi. No nii, mina olen Siim ja ma olen siin selleks, et aidata teha saadet ja nii ongi. Tere, mina olen Sander ja mina olen üks selline minu ütleme eestvedamisel on täna siis avasaade Töökullid podcast, kus me hakkame arutama töökeskkonnast, kõigest sellest, mis võib-olla huvitab nii vaatajaid, kuulajaid kui ka riigi tasandit. Nii et vaatame, kuhu me nagu sellega läheme. Siim on hea abiline, kõva taustaga selles valdkonnas, nii et vaatame, mis teemad meil ennast kõnetavad ja missugused võimalused me välja saame tuua. Nii palju kui mina olen siis aru saanud, miks seda saadet üldse vaja on, et tänane seis minu jaoks isiklikult töökeskkonna teemad või üldse töötervis ja tööohutus on mõnes mõttes stagnatsioonis. Me räägime siis riiklikust tasemel. Ja nii palju, kui me siin enne saadet siis Sandriga mõtlesin või kokku leppisin, millest me üldse räägime, siis me üritame punkt 1 tõstatada mingisuguseid päevakajalisi teemasid. Võib-olla natuke rääkida ka sellest, et mis siis on hetke valukohad, kas siis riigis, inimestel, tööandjatel ja nii edasi, kui ka siis sellest, et kuidas siis võib-olla mingisuguseid asju kannataks ennetada, saaks ennetada. Saime õigesti aru? Sa oled õigesti aru saanud ja ma tooks juurde veel selle, et see teadlikkuse tõstmine. Et me mõlemad selles valdkonnas töötades, me näeme, et me räägime hästi palju, me teeme hästi palju, aga kas me saame aru, miks me seda teeme? Ja kas see, mida me teeme, jõuab nendeni, kes seda vajavad? Aga kes seda üldse vajavad? No täna ongi nii, et kui sul on vaja head töökeskkonna, siis sa oled saanud igasugused juhendid, sa oled saanud täitnud ära seaduse nõuded, aga küsimus on selles, et me teeme seda ju peaasjalikult ikkagi töötajale. Ja töötaja roll selles on kõige olulisem. Ja me mõlemad ju näeme, et võib-olla töötajad on jäänud natuke nagu sellisesse vaeslapse ossa, kus ei ole neid nii piisavalt kaasatud. Nii olen vähemalt mina nagu aru saanud sellest asjast. Okei, võib-olla ka see vaade juurde siis, et meil on Eestis ikkagi domineeriv osa töötajatest või tööandjatest, me räägime mikro- ja väikeettevõtetest, et suuri on ka, aga suurtel on üldjuhul asjad korras. Me ei saa öelda, et kõigil on, aga pigem nagu võiksime siis keskenduda nendele, keda on Eesti töömaastikul rohkem. Kindlasti toome juurde ka häid ja võib-olla ka mitte nii häid praktikaid. Mis me veel võiks teha, on ilmselt see, et lähme käime ka põllu peal jutumärkides. Et vaatame, kuidas siis päriselt inimesed tööd teevad. Ja küsimegi nendelt neid kommentaare, et kas nemad saavad sellest aru, kas nende töökeskkond nagu sobib, mis on see pluss ja miinus, et just vaataja kuulajani tuua ka seda kõige paremat nagu seda informatsiooni ja võib-olla ka mõnes mõttes emotsiooni, kus me näeme nende inimeste reaktsioone, et kui ma teen nüüd, kui ma olen kõik isikukaitsevahendid endale külge pannud või kasutan neid, et kas mul on seda tööd hea teha. Minu kogemus täna ütleb, et inimesed tahaksid nendest loobuda, et seda tööd efektiivsemalt ja kiiremini teha. Et see on nagu niisugune õppimise kohtani. Võib-olla seal on hoopiski alahindamine, riskide alahindamine, et inimene tahab küll kiiremini teha, aga võib-olla ei ole mõistlik, ehk siis küsimus on see on igavene küsimus, kuhu tõmmata joonen. Et kindlasti sellised teemad meil siin esile tulevad, saatekülalised ju tulevad meilt erinevatest valdkondadest, erinevatest sektorist, erineva taustaga ja võib-olla ka nad toovad sisse aspekte, millest meie siis ise kahekesti rääkida ei suudaks. Aga kui nüüd vaadata, sissejuhatusest oleme nüüd rääkinud, aga selle tänasesse võib-olla natukene arutleks enda tegevusi, et sina oled pikalt ikkagi tegelenud selles valdkonnas, ma ise olen ka töökeskkonna spetsialistiga pikalt tegelenud, et mis on sinu sellised tänased sellised nagu murekohad, mis on nagu esile tulnud? Ma arvan, et number 1 murekoht on see, et tegelikult palju asju tehakse täna riiulisse. Ehk siis, kui me räägime mikrost või väikesest, siis
oleneb sellest, kas see on nagu teadlik või tahtlik või mitte, siis tehakse mingi asi ära, no võtame, ma ei tea, riskianalüüs, ohutusjuhend ja nii edasi, tehakse ära ja seda läheb järgmine kord vaja alles siis, kui tuleb nii-öelda Tööinspektsiooni järgmine külastusena, võib-olla 5 aasta pärast, võib-olla 7 aasta pärast. Ehk siis, et võib-olla võiksime nagu jõuda sinnamaani enda asjadega, jah, see ei ole lühike protsess, aga et me saaksime selles mõttes toota riiulisse asju, päriselt panna praktikasse, et ma tõin sulle hommikul ühe näite ka, et ma käisin hommikul kontoris, meil joodi seal kohvi ja reaalselt tehnikajuht ja tehnik arutasid omavahel, et kuidas teha niimoodi tööd, et käed ei saaks liiga palju koormust, kuna ülespool oli vaja käsi hoida. Ilma, et see oleks kuskil riskianalüüs või ohutusjuhendis sees. Nad otsisid lahendust, et see on nagu see praktikuvaade. Praktik tahaks saada häid, lihtsaid, loogilisi asju ja võib-olla siis ka seda vaadet tuua sisse. Sest tegelikult, kui me võtame selle riskianalüüsi koha pealt, siis kindlasti detailsed riskianalüüsid, mis on väga mahukad ja tõesti 100 või 150 või isegi rohkem lehekülgi, võivad olla väga head. Ma ei üldistaks, aga me peame arvestama, et selle materjali peavad töötama ka kõik need töötajad läbi ehk aru saama. Pluss seda materjali, eks töökeskkonna riskianalüüsi kasutavad ka tegelikult töötervishoiuarstid näiteks. Ehk siis ka nende vaade, et täna seadusi nõuab, et töötervishoiuarst peab olema tutvunud töökeskkonna riskianalüüsiga. Kas nad päriselt suudavad 150 leheküljega tutvuda enne, kui teha töötajale siis vajalikult kontrollid, et siin on palju aspekte. Kui ma tuletan meelde endaga mingi 15 aastat tagasi riskianalüüsi nagu tegemise ütleme, põhimõtteid, siis riskianalüüsi kvaliteeti mõõdeti selle paksuse või selle suuruse järgi. Et kui sa läksid, ütleme, 3 A4-ga, siis enam-vähem nagu vaadati, et ei, sa ei ole ju riskianalüüsi teinud. Aga kui sa läksid, viisid, ütleme, sinna 50 lehekülge, korralik, ütleme, mapp oli, siis see tundus nii, see on korralik. Siis said raha küsida. Aga et nüüd on isegi Tööinspektsioon on öelnud ju, et tehke kas või 1 leheküljeline, aga hinnake need riskid ära. Et ta oleks sisuline. Jah, et võtame, kindlasti meil tuleb riskianalüüsi teema tuleb veel eraldi jutu alla. Kindlasti meie see riskianalüüs, mis on siis Tööinspektsiooni kodulehel täna on, mida saab ise teenust teha, et sellel on kindlasti oma positiivne mõju, aga võib-olla ta ei ole päris riskianalüüs, et väga hea meelega. Ohutegurite kaaristamine, nagu sa ütled. Täpselt, ohutegurite kaaristamine, et see on väga hea. Selles mõttes, et tegelikult see, millest ma enne rääkisin, kuidas hommikul 2 inimest omale arutasid, nad tegelikult kaardistasid ohuteguri ja nad otsisid lahendust sinna. Ainuke häda on selles, et see ei lähe riskianalüüsi, see ei lähe mitte kuskile, see jääbki kohvilaua jutuks, aga samas nad maandavad riske. Et kuidas nüüd selliseid asju me suudaksime kasutada päris elus, sest see on tööriist. Kohvilaua jutt, võib-olla suitsunurga jutt, suitsutamine on paha halb, ärme seda ülearu rõhuta, aga mõte on selles, et tegelikult inimesed räägivad. Ja võib-olla peaks hoopiski looma tööriistasid selleks, et kuidas need olukorrad nüüd, millest räägitakse ka ära saaks fikseerida, on see siis checklist, on mingi muu asi, toome sisse mingeid häid praktikaid. Et sellest me oleme pikalt rääkinud, et töögi riskianalüüs, et ta peaks olema selline dokument, kuhu on võimalik alati täiendada kiiresti. Et kui ta on, ütleme, välja prinditud materjal kuskil, siis sinna on väga keeruline hakata juurde lisama. Aga kui ta on ikkagi a la Drive'is olev dokument, ja elav dokument, et siis seda on lihtsam täiendada. Ja see sama, vaata, kui sa räägid, et sellest suitsunurgast või kohvinurgast, siis tegelikult sealt saabki selle nii-öelda mõtte võtta ja lihtsalt panna selle riskianalüüsi, et see, kes nüüd seda teeb, et see peaks nüüd juba olema välja treenitud niimoodi, et ta saab seda. Aga siin me muidugi jõuame järgmise probleemini, et inimestel number 1 teema, mida me igal pool kuuleme, mul ei ole aega, mul ei ole ressurssi, inimestel kõige tähtsam ressurss on aeg, seda me müüme, seda me tegelikult ostame ka, kui me oleme tööandjad inimestelt. Et kuidas nüüd teha see asi niivõrd orgaaniliseks, niivõrd lihtsaks ja niivõrd iseenesest mõistetavaks ja luua ka see teadmus, et need tööriistad on olemas, et see on minu arust selline ülioluline teema, mis täna eriti just mikrotel ja väikeettevõtetel laua peal on.
ma olen nõus sellega, et aga noh, ikkagi käesolevad nii-öelda siis käepäraste vahenditega on seda võimalik niimoodi paremini korraldada, et me saame vähemalt nad ära kaardistatud. Ja kui inimene tuleb vähemalt oma sellise ideega, siis seda ideed tulekski sinna kirjutada ja see sõnastus ei pea olema nii läbi mõeldud, et vaid lihtsalt see võib ka olla märksõnadega. Nii et peaasi, et on teada, et kui sa kasutad mingit isikukaitsevahendit, milleks sa kasutad ja kuidas sa seda kasutad, et see on kõige olulisem. Jah, et luua teadlikkust, et mida me veel teeme? Räägime kaasamisest, räägime, millest teeb? No tegelikult üks väga suur teema on vaimne tervis, millest me kindlasti peame mitu saadet natukene erinevate nurkade pealt tulema, et me näeme seda ka, et vaimsest tervisest me räägime hästi palju, inimesed on juba nagu need materjalid läbi lugenud, aga kuidas me jõuame selle inimeseni ja me räägime ikkagi töökeskkonna vaimse tervisest, et kõik need ilusad materjalid on olemas kõik, aga kuidas me saame täita seadust, et meil on see töökeskkonna nii-öelda vaimse tervise küsimustik, et me peame selle kõik ära täitma ja et kuidas seda on võimalik selles raamis nagu teha ja see on kindlasti mõne saate külalisega väga hästi lahti räägitav, et siin me tahamegi saada nagu mitu poolt, et üks on nagu tööandja pool on ja teine on siis nii-öelda selle siis looja pool või siis selle nii-öelda, kes selle läbi mõtles, et meie saate peamiseks ka mõtteks on see, et me räägiksime nagu otse, et me lihtsalt ei pudista seda siia laua peale, vaid hakkamegi küsima, sest meie kuulajad ja vaatajad tegelikult tahavad ju vastuseid ja ma arvan, et nad juba sügelevad nende küsimuste esitamise järele, nii et siinkohal ma tegelikult tooks välja ka selle, et meil on võimalik kommentaaridesse jätta oma küsimused Facebookis. Ja ka need, kes võib-olla tahaksid saates osaleda, et on mingi hea teema. Et hei, tahaks sellest kuulda või et mul on üks hea idee, et tema räägib, võt sina, kes sa räägid sellest, on ja. Et anna teada endast, sellepärast, et meie saate formaat on töökeskkond ja kõik, mis siia alla mahub. Nii et, ja töökeskkond on igal pool. Ja, absoluutselt. Et kui sa oled... See sama siin on töökeskkond. Ja. Et selles mõttes, et ja oleneb, kas sa teed seda nii-öelda vabast ajast, ilma rahata või rahaga tasuliselt, et siis see pole nagu tähtis, et igasugune töökeskkond ja selle nii-öelda siis õigesti või kuidas ma ütlen, õigeid võtteid kasutades on oma tervise säästmine, et me jõuame sinnani tegelikult ja noh, ega saates kindlasti see tervise teema on meil väga suur küsimärk, et me jõuame nii-öelda töötervishoiu kontrollida kui nende asjade juurde, et ja küsime ka tegelikult tööandjatelt, et kas see on nagu vajalik ja kas nad saavad sellest nagu seda, mida nad, miks nad seda siis kulutavad, seda raha sinna. Ja teiselt poolt töötaja, et kui ma olen nüüd arsti juures käinud, et mis siis sellest tulemusest siis tuleb ja kas ma pean, kuidas see nii-öelda siis edasi läheb. Et seal need on kindlasti ka sellised suuremad teemad. Ja kes meid kuulata võiks siis? Töötajad? Tööandjad ja seaduseloome esindajad. Ja kindlasti ka teenusepakkujad. Ja. On nad töötervishoiu või tööohutuse teenusepakkujad, ehk siis kõik, kes tunnevad, et see teema on siduv nendega ja võib-olla ka muud huvigrupid, keda me praegu ei nimetanud. Ja saate me oleme üles ehitanud sellise, et me tahaksime, et väga paljud kuulajad, vaatajad ka oleksid kaasatud. Et see saade sünniks nii-öelda ka, nii nagu me räägime riskianalüüsist, on ta elav, siis me tegelikult siin tahame samamoodi, et me ei räägi Siimuga siin kahekesi kõiki neid episoode täis, vaid et me tahame saada sisendit, mida võiks kajastada, kus võiks kajastada ja siis püüame tuua nii-öelda selle siia laua peale, et kus me siis arutamegi need asjad läbi. Aga töökullid, et miks töökullid? Et selline põnev nimi, et töö on ise aru saada, et töökeskkond, aga kullid. Ma vaatan seda kulli pilguga. Okei. Vaatame seda logo, et meil on seal töökullil on turvajalanud jalas, on kenasti tunked, Elkur vest, kiiver, et ühesõnaga tööinimesele mõeldud, tööinimese jaoks, tööinimese eesmärk on, et tööinimene oleks hoitud. Ja siin on küll nüüd
täiesti ütleme niisugune liinitöö või tööstusliku välimusega töötaja, aga tegelikult on meil ka kontoritöötajatel, on ju, et igale. Absoluutselt, et ühesõnaga töökull on meie sümboolika, kui keegi ennast ära tunneb, siis pange kommentaari ka üks väikene, et mina olen töökull ja olen uhke. Jagage seda teiste töökullidega ka, sest et me soovime, et see saade oleks päriselt leitav kõigi jaoks, kättesaadav, ehk siis ta saab olema meil Tervisetasku kodulehel, YouTube'is, kus veel? Instagramis. Facebookis ja ma ei tea, TikTokis ilmselt ka. Okei, seega, ja me teeme erinevaid formaate, meil on nagu klassikaline podcasti formaat ja me lõikame seda lühikesemateks nii-öelda shortsideks ja... Et kui pikka saadet ei ole nagu aega kuulata või tahtmist kuulata, et siis tegelikult lühikeste asjadega saab ka hakkama. Jaa, et võib võtta nagu pika autosõidu kõrvale kuulamiseks, võib võtta lühikese telefonis, ma ei tea, teed kohvipausi, vaatad kõrvale. Või siis ka ilmselt me paneme mingisuguseid riile ja asju vahele, et selleks, et anda natukene nii-öelda kiusata, ehk siis tiisida või tiiseritena ette midagi. Et selline plaan vähemalt on. Jah, et selles mõttes loodame, et me saame selle saatega hakkama, sest tegelikult sellest tööohutuse saatest ma ise olen mõelnud väga pikalt ja kui ma selles valdkonnas juba üle 30 aasta töötanud, et siis ma natukene nagu me saame täna rääkida nii ütleme siis minevikust kui olevikust ja mis sinna vahepeal jääb, et kuidas need protsessid liiguvad ja paraku peabki ütlema, et ega niisugust kiiret lahendust ei ole, et me nüüd täna teeme otsuse ja homme on see asi korras, et lihtsalt korraks niimoodi kõrvalpõikena võib öelda, et kui 2000 alguses, jah, alustasime, siis tegelikult olid need tööruumid ja kõik olid ikkagi väga sellised, ütleme, nii nagu nad kellelgi kuidas välja kukkus, et ega sellist töökultuuri või ohutuskultuuri ei olnud. Ja kui me nüüd täna läheme näiteks ütleme korralikumasse ettevõttesse, siis me näeme, et võib sussid jalga panna. Ja aga samas see ajastu muutmine, et iga 10 toob mingisuguse või iga natukese aja tagant midagi muutub, et me ilmselt peame sisse tooma ka neid muutustega kaasnevaid probleeme või trende, et me räägime siin kindlasti AI-st ja robotiseerimisest, või robotiseerimine on juba vana teema, aga samas võib-olla mitte. Aga ta areneb kogu aeg, et üks asi, et ta tõstis mingit võib-olla detaili kuskile, see on juba meie jaoks tavapärane, et see ei ole mingi uus asi. Ja samal ajal ühiskond vananeb. Et me peame kuidagi moodi hakkama saama selle olukorraga, kus võib-olla noori tule nii palju peale, kes saaksid ilmselt lihtsamini ja võib-olla omandaksid need protsessid kiiremini versus see, et meil on eakamad töötajad, kes peavad ka kuidagi moodi selle AI ja robotiga hakkama saama. Ja väga oluline on see, et igal asjal ütleme, iga asi saab kuskilt alguse, et kindlasti me tahame teadlaste osakaaluga tõsta, et näidata näiteks just arenevaid asju. Et siin on väga palju räägitud robotitest, et me tahame kutsuda ka mõned sellised külalised, et kes räägiks natukene võib-olla ulmevaldkonnast, aga mida me teame, et kui kunagi oli Night Rider, et auto hakkab hüppama, siis seda me ei kujutanud ette, aga täna arvame, et see on või võtta Terminaatori filme. et droonid on taevas. et selles mõttes, et oleks nagu võib-olla väike eelteadmine ka juba, et mis siis nagu tulevikus on plaanis. Et ma ise vaatan, kuna ma tegelen ka hooldusvaldkonna nii-öelda isikuhooldusvaldkonnaga, siis kindlasti on küsitud väga palju, et kas hooldusteenuse osutamisel, kui me räägime hooldekodudest ja haiglatest, et mis rolli võib seal tulevikus robot teha. Et seda on räägitud natuke nii-öelda kohvinurkades niimoodi naljaga pooleks. Mina olen öelnud, et robot kindlasti ei võta lähiaastatel, aastakümnetel üle nüüd seda hooldaja tööd, sest seal on vaja ikkagi seda inimfaktorit, aga kindlasti tõstmised või mingid sellised jutuajamised. Teeb tööd lihtsamaks. Ja või juhendamised. Või on seltsiline. Jah.
sest Tartu Ülikooli kliinikumis on näiteks on ju robot, kes juhendab kuhu minna, et kui sa lähed talle järgi, siis ta viib su sinna õigesse osakonda. Nii et võt nende asjadega ja mis on see just tulevikuvaade, et me ei keskenduks ainult sellele, mis oli, vaid et vähem kiunume rohkem sellist lahendusi. Et kiunume ka ikkagi natuke, seepärast, et ilma kiunuta probleemi tõstetada on natuke raske. Ja vaatajad tahavad ka mingit särtsu ja vürtsi, et noh. Aga jääme nagu 2 jalga maha, oleme lihtsad inimesed, oleme täpselt need Siim ja Sander, kes me tänaval vastu tulles räägime sama juttu, et midagi siin välja ei luuleta või ei mõtle. Ehk siis pigem mõtleme teemade olulisuse üle ja võtame päevakajalised pluss siis selles teemasse, kus me arvame, et on ennetust või fookust vaja käsile siis. Ja nüüd korraks võib-olla selle meediakajastuse poole pealt, et ma küsingi Siim sinult, et kas missugust, kas sa näed, et meedias nagu seda tööohutust ja seda nii-öelda nagu kajastatakse piisavalt või kuidas kui see just ei ole sisuturundus. Jah, ma mõtlengi mitte sisuturundust. Jah, või siis ei ole Tööinspektsiooni, ütleme, poolt avaldatud mingisugused teemad, siis tegelikult ikkagi pigem on vähe. Ehk siis võib-olla ka väike üleskutse kõigile, kes tegelevad töökeskkonna teemadega, on ta siis töökeskkonna spetsialist või mingis muus rollis, et võtke see teema julgesti rohkem kätte, rääkige sellest, mida te teete hästi, mis on teie probleemid. Jällegi, pange kommentaaridesse, kui on mingisugune teema, mida te tahate, et me siin käsitleksime, pange see kohe sinna kenasti kirja ja ma ei tea, TikTok, YouTube, Insta, Facebook, kodulehed, ma ei tea, mis iganes sotsiaalmeedia on, ostke sisuturundus kui vaja on ju juurde, aga põhimõtteliselt ma arvan, et iga töökeskkonna inimene võiks täna rohkem rääkida iseenda tegevustest ja võib-olla lihtsalt, et ei peagi nagu mingit podcasti tegema, et selleks ei pea siia tulema. Võtke lihtsalt telefon. Et aga sa oled teinud, nüüd asutanud ja teinud sellise pro-ohutus ettevõtte, et me rääkisime ka sellest ergonoomikast, et see ergonoomika tundub ilmselt tavainimesele selline sõna, et ta on olemas, sellest räägitakse, see on nagu kellegi teise asi, et kuidas me selle ergonoomika saaksime niimoodi, et kas see sõna on kuidagi nagu võõrsõna või et oleks nagu päriselt ka, et ma tahan ergonoomiliselt tõsta, et mul on need tõsted õiged või tõstmisvõtted õigeid, et kuidas see nagu oleks kõige parem lahendus? Esiteks sõna ergonoomika on niivõrd üle haibitud, et nagu reaalselt vahet ei ole, mida sa ostad täna, kõik on ergonoomiline. Et sellepärast on võib-olla ka see sõna natuke ära rikutud inimeste jaoks, eks seda ei võeta tõsiselt. Ja mina oli 2003 aasta läksin õppima ergonoomikat, siis ma isegi tead, mis see tähendab. Pidi minema võtma sellise asja lahti nagu neti.ee, siis kirjutama ergonoomika ja siis sain teada, et ergo tähendab tööd ja noomus tähendab seadust, et siis tööde seadus. Kuidas seda päriselt praktikasse tuua? Ainus võimalus on minna detaili, ehk siis kui sinul on mingi konkreetne probleem, mingisugune valu võib-olla halvemal juhul juba, siis tuleb uurida, et kus kohas see pärineb. Ja ma arvan, et me kindlasti kaasame siia, Eestis on minu teada 2 ülikooli, kes tegelevad, võib-olla on rohkem, parandage kommentaarides, kui on rohkem, Maaülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, kes tegelevad suuresti töökeskkonna või tööohutuse või töötervishoiu teemadega, loomulikult, jah, Tartu tervishoiukõrgkool ka. Ja erasektor ka muidugi. Aga et kuidas siis nagu, ühesõnaga, tulge külla meile, et ärge karke endast teada andma. Ja et üks asi on see, et meil on teaduslik vaade, mis nagu tegeleb suure pildiga, aga teine asi on see, et sinul on enne valus. Minusugune inimene peaks tulema ja aitama. Et siis tulema küsima õigeid küsimusi, siis on enne arstide osapoole, siis võib halvemal juhul sa maabud kas siis perearsti juures, siis töötervishoiuarsti juures ja saad sealt siis võib-olla mingisuguse sisendi, et kuuled, et sul on probleem. Mis on ergonoomiline asi sinu jaoks? See peab olema sinu jaoks siis sobiv, sinu sellele töö jaoks sobiv ja sinna keskkonda sobiv. Et me võime võtta pahtli labida, mis võib-olla sobib kõigile kätte, aga mis võib-olla päeva lõpuks on sul käed nii-öelda kokku pitsitan mingitest kohtadest ja sul on valus olla. Et võib-olla 1 miljonist sobib ja temale ongi see ergonoomiline, nii et
Nii et sõna ergonoomika on ära haibitud, ära rikutud, aga samas alati on olemas mingi lahendus. Küsimus on, et kus sa selle lahenduse saad, kes sind aitab, kus sa sisend saad, et sul on seda üldse vaja ja võtame siis need teemad ka. Jah, et siit tuleb üks selline mõte juurde, et üks firma, kel tõi tööjalatsid, ostis kõigile töötajatele läks poodi, võttis eri suurused ja inimesed hakkasid neid jalga siis kandma ja siis tulid tohutud jalavalud ja see näitab nagu seda, et me ei saa minna poodi nagu ütleme leiba ostma, et võtame 10 pätsi, vaid et me peame iga inimese jaoks on ju eraldi. Ta on personaalne. Jah, personaalne. Ja siis tuleb sellest, inimene peaks ise käima ja katsetama, nii nagu me käime oma jalanõusid, tuleb ka turvajalanõusid ja isikukaitsevahendid muretseda. Nii aga see on ka paranemine, et see on niisugune testimine ja ilmselt ergonoomika tuleb nii nagu tuli, ütleme, kui me võtsime 30 aastat tagasi, et see ütles, et sul on 30 aastat laias laastus staaži töötervishoiu tööohutuses, et see on kultuuri teema, et see tuleb ajas. Et võib-olla töötervishoiu tööohutuse üldisemas mõttes on ergonoomikas natuke ees, aga me siin enne rääkisime näitestena, et 90-ndatel inimesed ei kasutanud turvavöid tagaistmel, ei kasutanud laste turvatoole. Täna see oleks mõeldamatu. Ma arvan, et töötervishoiu tööohutusega on sama lugu. Sest üks hetk on mingid standardid, kust allapoole minek oleks mõeldamatu. Lihtsalt ühiskond ütleb, et see on nagu no-go, et sinna me ei lähe, see on 0 tolerants. Ja vaata siin, ma tõin ka näite, et kui me vaatame näiteks hooldekodudes ja haiglates, et kuidas inimesi nagu siis tõstetakse, et seda tõstmise kraana või tõstuk on olemas, aga me seda ei kasuta. Nii põhjus töötajal on see, et mul ei ole aega, ja ma olen harjunud seda tegema teistmoodi. Ja kui me nüüd võtamegi selle, meil on tööjõu probleem, on ju, haiglates, hooldekodudes, meil ei ole nii, et paneme 2 inimest tõstma, vaid saab 1 inimene, sest tõstukiga peaks olema siis ikkagi 2 inimest. Ja vaat siin ongi see, et me peame nagu täiesti ümber harjuma, et kui me tahame hakata neid asju kasutama, siis nad ongi ebamugavad. Võtame saeraami, sa pead 2 sammu rohkem tegema, et seda sama tööd teha ilma raamita. Ütleme siis sa pead liikuma. Et see nõuab sult aega, see nõuab võib-olla mõtlemist, et sa oled juba 20 aastat harjunud otse laskma ja nüüd sa pead minema mingi nurga alt. Sellepärast, et see saeraami ohutusjuhend või siis ütleme tema need kaitsereivid või asjad on toimivad niimoodi. Ja see töötajat häirib, et kui me vaatame nagu stressi, siis sealt tuleb ka stressi osakaal, kus et ma pean nüüd tegema neid kandma ja pean nüüd seda tegema. Ja vaat see on see niisugune ühiskonna nagu kasvamine. Et praegu me oleme sellises olukorras, kus meil on tööealisi inimesi väga erinevaid. Et ütleme, et suur töötajaskond on meil ikkagi ka pensionääre, kes on harjunud tegema ühte tööd siis, kui ta oli seal 40-ndatel või ma ei tea, 50-ndatel ja ta teeb ühte moodi. Ja nüüd meil on siis, tuleb see uus põlvkond, 20-aastased, kes siis tegelikult on võimelised juba täna, neid saab õpetada sellest, kuidas siis nagu õige on. Ja vaat seal see konflikt on ka natuke nagu sees, et ühed panevad siis nagu ruttu. Meil on teine probleem see, et väga paljudes ettevõtetes on tükitöö, kus pannakse kiiruse peale. Kiirus teeb alati seda, et võivad juhtada tööõnnetused. Nii et see on niisugune, siin tuleb seda nagu seda kooskõla või seda mõtteid, kuidas seda paremini lahendada ikkagi leida. Ja elu on kompromissimäng. Selles mõttes, et võtame tootlikkus versus kvaliteet versus ohutusena, et tark inimene suudab nagu kõigi 3 korraga tegeleda, et ei vaata ainult ühte mätta otsa. Aga küsimus on selles, et kuidas seda teadlikkust luua. Et kuidas kasvatada, sest et olgem ausad, Eesti riigile on vaja tootlikkust kasvatada, sellepärast, et meid on nii vähe. Meid on ainult miljone natuke pealine. Et kui me seda ei kasvata, siis meil jõukust juurde ei tule. Siis meie lapsed ilmselt maksavad niivõrd palju oma rahast meie pensionite jaoks, et ega endal elamiseks raha ei jää. Nii et me peame kuidagi sellega tegelema loomulikult. Ja siin naljaga pooleks võib öelda, et pensioni kogumine ei ole ka nagu see aitamise osa, et kui sa oled natukene kogunud, siis rahareform sööb selle ära. Aga tähendab see inflatsioon. Nii et selles mõttes me oleme nüüd rääkinud nendest saadete siin nendest tükkidest, et mida me siis hakkame kokku panema, seda puslet.
ja üritame selle saate ikkagi niimoodi elus hoida, et ta toimib ja et on jätkusuutlik. Et väga palju sõltub inimestest ja meie kuulajatest ja vaatajatest. Nii, mis meil siis, mis sa tahad veel südamelt ära rääkida? Ma ei tea, hakake meid followma, hakake subscribe'ige meid või kuidas iganes see sõna inglise keeles on. Ehk siis eks pange meid enda jaoks kuskile taha tiksuma ja niimoodi, et kui me mingi saate välja toome, et siis see võiks kohe teil olla uudistevoos või siis vähemalt YouTube'i kuskil nimekirjas. Meie omalt poolt anname parima selleks, et see sisu oleks hea. Paistab, mis tuleb. Tegelikult me ei tea veel täiesti kõik asju ette, et see on alles sissejuhatus. Seega ja üritame ikkagi ka minna konverentsidele, küsida võib-olla natuke nagu see, erinevatelt inimestelt korraga küsimusi, nii et neid on võimalik siis ka Tervisetaskus jälgida ja vaadata ja siis kommenteerida. Täpselt, seega kuidas on, tagi, follow, like ja. Aga igal juhul selle saate võib praegu võib-olla siis otsad kokku tõmmata, et siit ongi hea põhjus järgmist saadet hakata ootama. Mis me siis välja mõtleme? Aitäh! Aitäh!